через неделю, да? А как нам точно знать, потому что мы едем... Ваш, это официальный номер ваш. No mis toimub? Toimub, oleme räpinas, saime teada, et rongi peale ei saa õigel kuupäeval. Ja nüüd uurime, et millal me praami peale saame. Mis seis on, Margus, räägi? Härra lihtsalt üksikud venekeelsed sõnad, aga jutt on nagu järgmine, et siin on väljavõtte ametlikust koduleheküljest The Azerbaijan State Caspian Sea Shipping Company. Vaadake seda nime, see on juba üksinda palju lõve. Härra väga tugeva Türgi-Azerbaidsjani dialektiga. Ja teiselt poolt väga tugeva eesti dialektiga vene keelega Margus. Leppisid kokku, et helistame nädala pärast, siis saame teha. Rock Ride Kaspia mere tuur 2009 just seda viisi palju teotavalt alguse saigi. Motoreporteri plaan oli sõita Tallinnast Moskvasse, sealt rongiga Kaspia äärde Astrahani, edasi läbi Kasahstani piki Kaspia rannikud sadamalinna Aktausse, sealt omakorda laevaga risti üle mere Aserbaidžaani pealinna Bakuusse ja enne Gruusiast Ukrainasse Odessasse sõitmist külastada ka Armeeniat. No vähe sellest, et meil ei õnnestunud kuidagi teada saada, millal see laev Kasahstanist siis Aserbaidžaani väljub, oli juba varem üsna keeruline kõikide nende riikide viisade hankimisega. Vähemalt passid koos viisadega on käes, et seekord pidime lausa 2 passi tegema, kuna Aserbaidžaan ja Armeenia väga hästi omavahel läbi ei saa. Nii et äkki saame üle piiri, äkki ei saa, keegi ei tea. Aga just selliste ettearvamatute olukordade pärast motoreporterile endisel suurel kodumaal seigelda ju meeldibki. Tavaliselt saab hulga põnevaid kaadreid juba Vene piiri ületades, seekord aga tabas meid täielik pettumus. Usume tõesti, et Venemaa on astumas demokraatia teele, et siiani on teeres olnud nagu puhtus ja kord ja miilitsi ei kiusa ega ei tunne üldse huvi meie vastu, et midagi on juhtunud. Aga mis on juhtunud, me veel ei tea, me proovime selgusele saada. Kuigi jah, meie teede ääres reeglina sellist kaubandusketti naljalt ei kohta. Когда спина, руки болят. Я понял. Это понятно. Против чего? А что это? Это барсучий жир, а это медвежий жир. Жир? Mägravas. Tuberkuloos, palavik, gripp, köha, nohu, kõrvavalu, seljavalu, aitsi uus rahi. Küsi, kas lendava vastu aitab? Lendva vastu. Aga ega siis tootevalikus vaid pisinärilised polnud. See jahitrofee ajas Ugri mehel, kes on ju teada tuntud põline metsarahvas, pea täiesti segi. Oleme siis Venemaa avarust metsade vahel erinevalt Peipsi äärest, kus me saame osta sibuleid ja kurke, on siin tee ääres üsna tavaliselt sellised karu nahalahvad. Loomakaitsjad, eks ole, kes võitlevad loomade õigused, nende sõnum ei ole veel siia väga jõudnud. Aga business käib, lahe. Lehvitame Eesti rahva. Purgileti taga. Hoia korra. Selle pildiga. Oske purke häid. Me jõudsime linna, mille nimi on, nagu te siin isegi näha võite, Stupino. Ütleme nii, et kõlab täiesti meie motoreporteri tiimi linnana, sest Stupino on ikka, ma arvan, meile loodud ja päris ausalt öeldes siis Stupino linnast tehtud lennukiga siin küll sõita ei julgeks, nagu meie sõjaajaloolane Kaspar San oma arvamust avaldas. Oleks me Itaalias, me oleks kindlasti sattunud kohta, mille nimi oleks Stupino. Aga Venemaal siis on selline nimi, et see on näha, et inimesed on siin ka vist veidrad, et üks maailma tuntumaid brände ja ikka ei osata õieti kirjutada. Hoopis teistsugused tähed, eks ole, aga muidu on kõik tuttav ja sees saab ka asju. Tegelikult on tegemist Venemaa keeleseadusega, mis ei luba seda originaalpealkirja tarvitada. Tuleb kirillitsas kirjutada. Kultuuršokk. Meil on siin McDonaldsi koristaja, kes käib nüüd Ari ja kühv veel käes ringi ja ta tuleb parklasse ja ta pühib nüüd autode alt tolmu ja kohe jõuab meie sikliteni.
appi ja õhtul hotellis viibides oli taas põhjust alustada WC reportaažidega. Näete, siin on selline asi tavaline pott, aga ilus pott, maa peal, kõik on hästi, prilllauda ei ole, aga prilllaud on olemas, näete siin seina küljes, naela otsas. See on selle tarbeks, et kui tavaline vene inimene, kes tõesti ei suuda nagu jalgupidi sinna poti otsa ronida, siis ta võib selle prilllauda endale kasutusele võtta. Väikene öine seiklus Stupino linnas kinnitas ka seda tõsiasja, et Venemaal on küll palju seadusi, aga vähe nende täitjaid. Millegi pärast on meid siin nii palju. Tegelikult tohiks siin olla umbes poole vähem tagaistmel, aga siin riigis võib ka nii palju olla. Järjekordne hommik Venemaal algas meil põnevalt. Gruusia poole suunduva sõjaväekolonni vahele varjudes suutsime Stepanovka küla juures ikkagi ametivõimudele silma jääda. Selgub, et siiski ei tohi nagu päris avalikult tee äärest mööda sõita ja üle pideva joone ja siis vastassuunas teiselt poolt autodest mööda. Mina vaatasin just, et ajalooline sündmused, mis tegelikult paljudel tsiklimeestel võib-olla ei saabugi kunagi elus, et 100 000 kilomeetrit täitus Helga kella peal siin. Ja mina mõtlesin just seda, et arvestades seda, palju me sellest kolonnist oleme mööda sõitnud juba hektarite viisi, et no ei õnnestu, jääb see pilt tegemata, et teen siis reisi lõpus, kui on lihtsalt suur number seal ees. Aga õnneks sõber Margus päästis olukorra, pani üle pideva joone ja niimoodi miilitsa nina all, tuli rohelise vesti koonus. Palun. Ja nüüd me ootame teda, aga ma ei tea. Ja nüüd võtame intervjuu selle reisi esimese politsei või miilitsa ohvri käest. Kuidas läks? Tegemist oli klassikaga selles mõttes, et oli valida kiire ja aeglase variandi vahel, sellepärast et kuna te eest ära sõitsite, siis valisin kiirema natukene. Ehk siis istusime autos, juurdlesime asja üle, olukorra üle. Härradel oli, see oli siis teine kord elus, kus ma kasutasin seda mitte vene keele valdamise taktikat ja härradel oli puhuks kõik paberid ja pliiatsid välja otsitud ja väga pull oli just see, et paberi peal oli juba valmis joonistatud see 2 triibuga, tead see telgijoonega ja kuradi skeem on ja sealt oli kõik ja siis ta hakkas mulle joonistama neid riste on ju. Aga eks me siis hakkasime numbreid vaikselt nagu joonistama sinna nõude. Alustas vist 5000-st. Saime lõpuks 300 peale nagu kokku. Öeldakse, et hommik on õhtust targem ja tundub, et see nii tõepoolest ka on, sest et õhtu löömaja otsides muutus olukord ikka puhta imelikuks. Sõitsime mööda trassi ja ilm läks pimedaks. Leidsime tee ääres oli suurepärane sild, hotell, duš, särgid ja jõudsime siis niisugusesse hotelli kohta, kus on 2 väikest putat, kus on peale kirjutatud külaliste maja ja tuss on seal sees. Ilmselt seal tundub, et 4 inimest lubati sisse panna, järelikult on seal veel elutuba, vannituba ja ma arvan magamistuba. Ja nüüd ma arvan, et siin on üks hea soe pikutada. Tädi siis avab meile moodsa uue hotelli. Ei elä mamma ja sein tänaval, mu aadress on NSV Liit. Miskipärast ei olnud see tädi aga üldse vaimustunud mõttest, et me tema treilerisse magama jääme ja ta tegi kõva reklaami 40 kilomeetri kaugusel asuvale hotellile, kus pidi lausa soe vesigi olema. Oligi, ainult et dušikabiin oli elutoa nurka pandud, kus kogu rahva silme all enda kasimine käis. Tegemist oli rahapesuga. No ikka kindlalt selle. Aga see oli alles algus veidrate sündmuste jadale, mis eestlastest motoreportereid kuulsa kangelaslinna Stalingrad all tabas. Kuigi eemalt paistis juba tänapäeval Volgogradi nime kandva linna sümbol, maailma suurim monument,
Mamajev kurgan võttis meil sinna jõudmine siiski aega. Ja me võime siia teha ettepaneku või kaebuse, näiteks siin on raamat ettepanekute ja kaebuste jaoks. А кто-то писал жалобы или предложения? Можем предложение делать? Жалоб у нас нету. Что, не работает? Во. Одни предложения. Посмотрим. Vaatame, kas on mõni ettepanek või kaebus. Osaühing City Oil, 30. augustil 2005. Siin on instruktsioon, kuidas seda täita. Kodanik 20. juunil 2007. aastal avaldab tänu kvaliteetse bensiini eest AI 80. Kuidas seda kvaliteeti mõõdeti? Ma sai aru lõhna järgi, et see on kvaliteetne. Ei kujuta ette, jah. Võttis väikse lonksu peale pohmelli. Korra armastajat inimestena jättis ka motoreporteri seltskond sinna oma märgi maha. Avaldame tänu bensiinijaama kollektiivile, eriti naisoperaatorile, lahke teeninduse ja kvaliteetse bensiini eest. See on ju kombeks siin, eks ole? Aga ta väga rõõmus õpki. Ta jahkerdab selle teise prouaga, sest me ajasime tal pea segamini, et ta müüs sellele tädile valet bensiini. Olles endise Stalingradi, praeguse Volgogradi bensukas korraliku segaduse tekitanud, polnudki ime, et meie tsiklid juba veidi maad eemal töölepingu lõpetasid. Asi polnud siiski mitte kütuses, vaid hoopiski voolus, õigemini viimase puudumises. BMW andis otsad, enam ei sõida. Ega Aadu ei saanud ka siit kaugemale, katsatehnika mida saanud. Veidral kombel oli see sikkel otsa saanud täpselt selle koha peal, kust algas Putpabede ehk siis võidutee ja Berliini oli selle koha pealt vaid loetud kilomeetrid. Lükkasime masina siis vägisi käima ja vedasime ta maailma ühe suurima ausamba juurde. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли, этот день Победы. Motoreporter on oma tiimiga jõudnud Volgogradi, Lõuna-Venemaal, endise Stalingradi nime kandvasse linna. Minu selja taga on mälestusmärk, millel on väga eriline tähtsus venelaste südames. Nimelt Mamajevi kurgaan on suure Isamaasõja üks olulisemaid mälestusmärke. See on püstitatud 1942. aasta Stalingradi lahingu mälestuseks. Stalingradi lahing teatavasti oli suure Isamaasõja pöördepunktiks. Nimelt 42. aastal peatati siin Hitleri väed. Ma vaatan, siin on prouad ennast üles löönud korralikult, siin ei lärmata, siin hoitakse korda puhtust. Что вам значит Мамаев курган? Это история. История, это много что значит. Это наша история. Наши деды, бабушки погибли здесь. Это очень много значит. Блин, я не знаю. Все-таки была Великая Отечественная война, и здесь много погибло наших людей. Мой дед воевал, погиб, правда, на территории Литвы в 1945 году. Ну и здесь лежат наши, грубо скажем,
Отцы, деды и все остальное. Дабы почтить их память, приезжаем сюда, ставим свечки в церкви на Кургане. Maailma üks suurim ausammas, 102 meetri kõrgune Mamai kurgan vaadatud, oli meil aeg linnast lahkuda. Volgogradi ehk siis kunagise Stalingradiga hüvasti jätmine polnud mingi lihtne töö. Ei tahtnud meie aparaadid sealt kangelaslinnast kuidagi lahkuda. Oleme Stalingradi all, rahakott on varastatud, tsikkel on tuksis, muidu on kõik hästi, päike paistab, sööme melonit. Lõpuks olimegi sunnitud Volgogradile andamit pakkuma ja ostma uue aku, mis järel sai sõit Astrahani poole jätkuda. Astrahan Lõuna-Venemaal on võimas suurlinn ja tundus, et Volga jõe äärne on ka populaarne suvituskoht. Hea mulje jättis Astrahan ka sellega, et me polnud mitte üheski tanklas veel nii ilusat volitatud spetsialisti näinud, kes meie tsiklitele juua pakkus. Armastus on see, mida kõikjal leida võib. Armastus on see, mis meil õitseb südameis. Paraku sundis aga aeg peale ja kihutasime muudkui Kasahstani piiri poole edasi. Ja juba natuks aja pärast oli meie teel järgmine takistus. Teel Kasahstani poole. Ületame Volga jõe deltat. Sildu on juba mõningad olnud, aga... Sellist silda polnud meie silm veel näinud. Too vee peal hulpiv pontoonsild endas suurt usaldusväärsust ei tekitanud, aga üle me tast saime. Edasine tee Kasahstani poole oli aga nii tühi ja igav, et ühel hetkel otsustas Kaspar midagi huvitavat korraldada. Ja kilo peab saama, siis selle peale Kaspar sõitis varjuussile tagant sisse ja nüüd pöördavad ja lapivad ja siin on üks peotäis tagavaraosi nüüd tekkinud suhteliselt uuest rattast. Seda viisi nikerdades me siis Venemaa ja Kasahstani piirini jõudsimegi. Sealsed piirivalvurid liiga suurt sõbralikkust just üles ei näidanud. Küsisid tõredalt, et kui me tegelikult Aserbaidžaani soovime minna, siis mispärast me otse Venemaalt sinna ei põrutanud. Siinkohal informatsiooniks kõikidele omal käel matkajatele. Kõik, kes on seda teha proovinud, kinnitavad, et Venemaa ei lase Aserisse kolmandate riikide kodanikke. Ja kuigi isegi Eesti välisministeerium ütles meile, et probleemi pole, siis tundub, et tegelik olukorda nad ei tea. Kuigi võiks, sest et oma kodanikke sedasi ei tea kuhu juhatada, on ju veidi nagu nadivõitu. Kokkuvõttes ei jäänudki meil muud üle, kui Kasahstani kaudu Kaspia rannikut pidi sadamalinna Aktausse sõita ja sealt laevaga Aserbaidžaani pealinna Bakuusse. Kui me ei tea, kas peatume veel ei tea, keda kohta me teel ei tea, vaid sõbrad kaaslasteks on hea. Me arvasime seda, et see viimane jupp Venemaad enne Kasahstani oli selline suht koht tühjus ja nii igav tee, et siin hetk tagasi poisikesi küllili lausa sellest igavusest. Aga jõudes Kasahstani selgus, et see on veel igavam riik, sest et siin ei ole üldse mitte midagi. Ja väga naljakas on see, et kui me oleme sellega 100 kilomeetreid maha sõit ja mitte midagi ei ole juhtunud, on ainult ääretu stepp kahel pool meid ja silmapiir, siis nüüd me leidsime siiski ühe ehitise, mis on seal. Seda kinnisvara objekti kasutasid teelised üsna usinasti, sest et mitmesaja kilomeetri peale polnud peale selle välikäimla mitte ainsatki kohta, kus oma ihuhädasid teiste pilkudest varjatuna oleks leevendada saanud. Mitte ainsatki puud terve selle aja jooksul ja kaamel selleks ka hästi nagu ei sobinud, sest too kippus sellise liikuva iseloomuga olema. Liikluses andsidki peale hiigelsuurte põhukoormatega veokite tooni elukad, keda meie oleme harjunud loomaaias raha eest vaatamas käima. Ja kui Eestis räägitakse hulkuvate koerte ja kasside probleemist, siis Kasahstanis on kohe päris kindlasti hulkuvate kaamlite probleem. Vaid sõbrad
sõbrad kaaslasteks on hea. Bensiini ei ole, ühtegi bensiini ei ole. 80 on ainus, aga 80 oktaanarvu mäletab ainult minu vana sõjaaegne umnikum veel. Veider küll, et see kütusevalik nii väikene oli, sest et kohe selle bensuka taga pumbati seda musta kulda otse maa seest välja. Ja siinkohal on paslik väikene selgitus meie peamehaanikut. Mis nüüd võib juhtuda, kui me seda solki endale sisse panime? Ei, võib tekkida detonatsioon, mis siis tähendab seda maakeeli, et enne kui kolb üles jõuab ja säde on, plahvatab ise ta. Ja siis kolb ei lähe mitte üles, vaid tuleb otsa alla tagasi. Ja mida see nagu tagumiku tunnetusele tähendab? Natukse raputab rohkem ja ei muud midagi. Ikkagi on meil kaamli variant ka alati jäänud. Väiksemad mehed sõidavad kitsega. Need, kes rasket riista ohjeldada ei jõua, võtavad väiksema sarvilise. Tegelikult töötas see madalama oktaanarvuga kütus meie masinates kenasti ja võimaldas meil Soolajärvede äärde jõudes veidi müradagi. Reporteri lipp on toodud nüüd umbes täpselt 3000 kilomeetri kaugusele Tallinna linnast, oleme Kaspia mere põhjaosas ja tegelikult see siin on olnud ka arvatavasti mõni aeg tagasi Kaspia mere põhi ja tänaseks päevaks on siit järgi jäänud ainult Soolajärved, mis siin meie taga ka praegu laiuvad. Tavaline musta näpu pealt söödud sool. Täielik sool. Sellega ma Hiiumaal soolan tuuleaugi. Soolan. Täitsa korralik kuredi kala soolamise sool. Siin peaks minu arust soolakurke ka leiduma siin. Ja Tanel vaata see, mis siit nagu selle valge kihi alt paistab, see on pipar. Idioot. Ma sinna leian tee. Kui teadsin sinna, ma sinna leian tee. See vahva asfalttee sai aga ühel hetkel otsa ja algas väga halb kruusatee, mis tahtis meilt vägisi käed otsast raputada. Käed jäid alles, aga see-eest kukkus pool tsiklit küljest ära. Ei, just see läks nagu lõbusaks saja pealt, aga tundub, et saksa tehnika ei pea sellise tee peal. Pole mõeldud Kasahstani teedele. Näite, mis seda järgi jäi siis? Ei, järgi jäi selline asi ja... Põhimõtteliselt võib öelda, et selle mehe tsiklist see järgi number ja ämber. Ja ämber on ta ise. Nii kui seda jama siin stepis veel vähe oleks siin. Äsja saime liivatormi osaliseks ja nüüd hakkas vihma sadama, mis on minu meelest väga ajuvaba, sest et vihma ei osanud siin küll keegi oodata, kuna kõik tolmab. Aga eks näis, äkki tõmbab nüüd tolmu kinni. No tolmu tõmbas tõepoolest kinni. Ikka kohe väga kinni. Ootamatu probleem. Lihtsalt sõita ei saa. Täiesti võimatu. Et endurorattad veel kuidagi lähevad läbi, aga naked bike'iga ei ole see maastik just sobiv. Fantastiline. Ma arvan, et oktoobriks oleme kohal. Savi on selle kuradi asja siin nii kinni pandud, et esiratas ringi ei käi. Aga reporteri lipp. Selline. See aitab välja. Ja ma räägin seda, et ma ei saa aru, mis on teil sakslastel arus oli omal ajal. Seda riiki tahtsid ära võtta, et esiteks on see nagu võimatu ja teiseks milleks seda vaja. Mul polnud aimugi, kas kõrbes leidub vett. Ei teadnud sedagi, mis tõde või mis patt. Siis endal lubasin, kas maalt või üle vee. Ainult üks meie meeskonna liige, nimelt Karmini navigatsiooniseade, ei olnud optimismi kaotanud. Tema oli meie seltskonnast ainus, kes oli veel valmis edasi seiklema. Õnneks kohtasime seal poriaugus tõelist kaitseinglit. Sergei võttis meie tsiklitelt kogu lisaraskuse, kohvrite, telesalvestustehnika ja kaasreisijate näol enda 4-auksega niivasse ja isegi filmimise pärast ei pidanud me enam üldse muret tundma.
Vihm jäi samuti järgi ja uuesti asfaldini jõudes oli tunne, nagu oleks me eluga sõjast tagasi tulnud. Asfalt, asfalt! Kallis asfalt! Vaata, ma tahan ütelda veel ühe statement, ei kujuta ette. Kui te vahest nurisete, et asfalt on halb. Asfalt ei ole kunagi halb. Asfalt on alati hea.